Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd, mida aasta 2026 toob kaljukitsemärgile. Seda siis nii kaljukitse päikesega kui ascendendiga. Suurim rõhk aasta jooksul on teie jaoks kodul, perel ja kinnisvaral, sest Saturn ja Neptuun mõlemad liiguvad meil jääramärki kohe aasta alguseks ja teie jaoks võivad siin esile kerkida näiteks mingisugused ka vanad lahendamata probleemid perekonnast või lapsepõlvest, vanematega seotud mured samuti võivad olla esil. Kas siis on keeruline ühe vanemaga siis suhe või kellegi pereliikmega on keeruline suhe või tuleb teil näiteks rohkem oma vanemaid abistada. Koduga seotud teemad võivad siis muutuda koormavaks. Võite kogeda piiranguid seoses ka eluasemega või üldse elutingimustega. Mõnikord tähendab see vajadust ka näiteks kolida väiksemasse või ka siis vähem mugavasse kohta ja tasub seda juba siis praegu mõelda, kas teie kodukulud on teile jõukohased. Vahel on ka sisemise turvatunde küsimused päevakorral ja tegelete oma emotsioonidega. Aga kui suudate selle perioodi jooksul luua endale sisemise turvatunde, mis ei sõltu teiste heakskiidust ega ka sellisest välisest toetusest, siis rajate nii tugeva aluse, millele ehitada siis kogu ülejäänud elu. Oluline on saavutada emotsionaalne küpsus, võtta vastutus oma emotsioonide ees ja loota ainult iseendale. Ja perioodi lõpuks näete, et kõik need ebamugavad ja nii-öelda tänamatud tööd, mida pidite tegema, hakkavad lõpuks ka vilja kandma. Ja Uraan liigub meil ka alates 26 aprill uude märki ja teie jaoks siis 6. majja, mis tähendab, et tavapäraseks selliseks väljenduseks võib siin olla näiteks töökoha vahetus, mitte siis päris võib-olla karjäärivahetus või elukutsevahetus, aga töövahetus, või siis on lihtsalt muutused olemasolevas töös ja pigem siis sellised, mis annavad võib-olla teile rohkem vabadust. Tasub siin siis teha muudatusi nendes eluvaldkondades, mis tunduvad teile liiga piiravad või liiga kohustusterohked või liiga siduvad. Ilmselt oletegi liiga kinni jäänud teatud mustritesse ja peate nüüd nendest siis vabanema ja leidma uut tüüpi töö- või teenimisvõimalusi, mis siis annavad rohkem vabadust uute kogemuste jaoks. Võite ka kokku puutuda tööga, kus teil tuleb kasutada näiteks palju arvuteid või mingeid muud elektroonilisi asju või seadmeid. Ja kui te ei ole varem selliste seadmetega töötanud, siis võib see muidugi osutuda üsna suureks väljakutseks esialgu. Ükskõik, milline see väljakutse ka siin ei oleks, tegelege sellega võimalikult teadlikult ja kontrollitud viisil. 7. august kuni 10. september on rõhk nähtavusel, karjäärialastel suhetel, kasu toovad teadlikud sammud, et olla õigel ajal õiges kohas õigete inimestega koos ja küsida nendelt siis ka teeneid. 25. oktoober kuni 22. november võivad tööalased või karjäärialased teemad vajada ümbermõtestamist, siis võivad need ka ennast ära tasuda. Kui te hoiate oma ideid enda teada sellel ajal ja ei jaga oma plaane veel enneaegselt teistega. Ajavahemikus 14. november kuni 4. detsember hakkavad varem tehtud muudatused töö ja üldse elusuuna osas ennast reaalselt ära tasuma ning liikumine läheb siin ka ladusamaks. Ja raha teemal on aasta sees mitu erinevat suunda, on nii soovi kasvatada sissetulekuid, kui võib olla ka vajadus kärpida tarbetut kulutamist. Ja siia alla käivad nii võib-olla impulssostud kui kõik, mis ei lähe teie eesmärkidega kokku. Ja rääkides pikemalt rahast ja finantsidest, siis
17. jaanuar kuni 3. märts aktiveerub teie külluse ja heaolusektor ja lisanduv Marss sinna. Selle mõju suunab teid võtma siis rahateemasid enda kontrolli alla ja võib-olla seadma ka uusi eesmärke. Samas tõstab enesekindlust selles, kuidas te teenite, kulutate, säästate ja see võib viia selleni, et küsite palgatõusu või tõstate oma teenuste hindu, näiteks kui olete ise ettevõtja. 28. jaanuar kuni 5. veebruar on fookus nii-öelda rahapsühholoogial. Saate võimaluse aru saada, kuidas te rahaga sisemiselt suhestute ja teha muutuseid, mis siis peegeldavad seda, mida te päriselt soovite. Ja samas Marsi energia võib sundida ka kulusid muidugi vähendama, eriti siis, kui hakkate nägema, et osa väljaminekutest ei ole mõttekad või ei toeta teie eesmärke. Alates 30. juunist algab meil Jupiteri 1 aasta pikkune liikumine ja seda siis teie ühiste ressursside valdkonnas. Nii et päevakorda tulevadki ühine raha, säästmine, investeerimine või ka võlgade tasumise teemad. Ja kui olete paarisuhtes, teil on võib-olla ka näiteks äripartner, siis alates 30. juunist võite olla teie see, kes saab kasu partneri paranenud rahalisest seisust. Ja 27. juuli algab meil selline 18 kuu pikkune uus tsükkel, mis pigem siis suunab teid aasta jooksul rohkem võlakoorma vähendamisele, kui et jõukuse või sissetuleku agressiivsele kasvatamisele. Perest ja kodust rääkides veel, siis 14. veebruar, nagu öeldud, Saturn liigub meil jääramärki ehk siis teie kodu ja perekonna valdkonda ja struktureerimine ja realism sellises kodurindel nii-öelda muutub siis 2026 aastal järjest olulisemaks. Ja veebruar on üldse võtmekuu, et mõelda välja, millist kodust elu tegelikult järgmise aasta jooksul ehitama hakkate. Samas olete valmis võtma uusi koduseid kohustusi ja ka vastutust ning kui olete juba varasemalt näinud palju vaeva paremate elutingimuste nimel, siis võite selle nüüd ka saavutada. Ja 10. aprill kuni 19. mai aitab ka Marss teil kodust elu jõuliselt ümber korraldada ja liikumine läheb kiiremaks. Teemad, mida olete pikalt kaalunud, hakkavad otsuse suunas siin liikuma ja aprilli keskel muutub otsustamine eriti hoogsaks. Siis sobivad praktilised sammud nagu remonditööd, ehitajate palkamised või üldse koduste asjade nii-öelda järje peale saamine. Rääkides suhetes, siis kuni 30. juuni toetab Jupiter suhteid laiemalt ja 2026 aasta esimesel poolel võib olla lihtsam leida partnerlussuhteid, mis siis päriselt toidavad ja toetavad, mitte ei kurna teid. Ja olemasolevad suhted võivad minna samuti lähedasemaks või teie ellu tuleb siis inimesi, kes aitavad teil kasvada just siis vajalikes valdkondades. Ja Merkuur viibib teie suhtesektoris 1. juuni kuni 10. august ja see aeg aitab suhtluse selgemaks muuta ja suhete võib-olla olemust ka läbi paremini mõelda. Juuni võib olla aktiivne suhete kuu. Te kas õpite partnereid paremini tundma või astute mugavustsoonist välja, et kohtuda kellegi uuega. Ehk siis, kui olete vallaline, siis tuleks teadlikult vaba aega jätta ka kohtinguteks. Ja 30. juuni kuni 24. juuli on meil retro-Merkuuri liikumine, ehk siis võimalus otsida vastuseid ja selgitust, aga siis igapäevases plaanis võib tuua rohkem segadust, viivitusi ja võib-olla ka logistilisi probleeme. Seda tuleb siis tähele panna, et siin midagi uut ei tohiks alustada ja 24. juuli kuni 10. august saate siis tekkinud arusaamatused jälle lahti harutada ja kommunikatsioon ja suhtlemine muutub siin jälle sujuvamaks, nii et otsused ja kokkulepped muutuvad ka selgemaks. Rääkides õnnest, loomingust ja lastest, siis kuni 26. aprill tasub jätkata siis muudatusi, mis tunduvad autentsed ja õiged seoses teie hobide, loovuse ja vaba ajaga. Ja see aeg hõlmab ka tutvumist ja romantikat ning teil võib olla rohkem julgust võtta selles osas ka riske.
19. mai kuni 29. juuni on fookus teadlikult rõõmu juurde tekitamisel, rohkem aega sellele, mida te armastate ja nendega, keda te armastate. Ja võite olla siin ka aktiivsem seoses laste või noorte inimestega, kes on siis teie elus ja suurem selline sotsiaalne liikumine ka võib olla siin teemaks. 26. mai võib vajada mõni hobi näiteks lisaressurssi, on see selleks siis aeg, energia või hoopis raha. Juuli ja november on ka võtmekuud, mil siis võib-olla uudishimulik lähenemine lõbule, rõõmule ja õnnele võib märgatavalt muuta teie igapäevaelu kvaliteeti. Rääkides õppimisest, seiklustest, avardumisest, siis 26 aastal on rõhk pigem lähiümbrusel ja lühireisidel. Ajavahemikus 6. veebruar kuni 15. aprill julgustab Merkuur teid tegema plaane seiklusteks oma kodulinnas või koduriigis, mitte tingimata siis minema kaugele. Näiteks nädalalõpureisid, mitte siis pikad sellised rahvusvahelised reisid ja õppimise, kirjutamise ja teadmiste laiendamise mõttes on Merkuur ka väga hea, et ta pikalt viibib siis teie selles sektoris, on sellest siis kasu, on see näiteks kursus, nädalalõpu mingisugune seminar või veebiloengute seeria võib anda siis tegelikult samasuguse kogemuse nagu reisimine. Ja 26. veebruar kuni 21. märts võib siis Merkuuri retro liikumine tuua rohkem viivitusi ja tõrkeid. Mõistlik on jätta rohkem siis varuaega, kontrollida oma plaane siis topelt ja võib-olla siin mitte minna reisima uude kohta, kus te ei ole varem käinud. Ja kui olete autoga reisimas, siis veenduge ikkagi enne reisi, et auto on teil korras ja reisikõlblik. Kui rääkida sõpradest, võrgustikust ja kogukonnast, siis Veenus aktiveerib 2026 aastal teie sõprade kogukonna sektori 2 korral ja fookus on sellel, kellega te päriselt tahate seotud olla. 10. september kuni 3. oktoober on lihtsam ja motiveerivam sõpradega ühendust võtta ja võib-olla nii vanade kui uute inimestega. Ja sealsamas 10. september kuni 3. oktoober tasub ka sotsiaalselt laieneda, võib-olla kutseid tuleb rohkem, tasub neid siis vastu võtta ja kohal käimine nendel sotsiaalsetel üritustel kasvatab teie võimalusi nii isiklikus elus kui ka karjäärialaselt. Veenus liigub meil retros 3. oktoober kuni 14. november ja tõstab üles siis sellised lojaalsuse teemad ja võib panna teid ka küsima, kas mõni pikaajaline suhe või ringkond on väärt üldse hoidmist. Ja 24. oktoober kuni 14. november paneb siis Merkuuri retroliikumine teid rohkem ka võib-olla oma instinkte usaldama, eriti kui kellegi motiivid muutuvad küsitavaks. Ja 14. november kuni 6. detsember saate aega olukordadest siis selgema pildi, saate siis seal olukordadest selgema pildi ja võimalikud arusaamatused ja usaldusküsimused on seal siis lihtsam ära klaarida, kui need on tekkinud. Rääkides puhkusest, vaimsest tervisest ja taandumisest, siis 28. juuni kuni 11. august on selline transiit käimas, mis võib viidata terviseprobleemidele, nagu näiteks infektsioonid, palavikud või ka näiteks õnnetused. Ja tavaliselt on need siis ka allasurutud egoenergia ja frustratsiooni tagajärg. Selle transiidi väljendus väga tihti ongi see, et pinged kuhjuvad kehasse, kui neid ei väljendata teadlikult. Ja sellepärast on väga oluline hoida ennast füüsiliselt ka aktiivsena ja vältida olukordi, mis kahjustavad teie tervist. Eriti tähtis on mitte hoida oma pettumust ja viha enda sees, kuna see suurendab oluliselt siin haigestumise tõenäosust, et selline regulaarne füüsiline tegevus on selle transiidil väga-väga oluline ja vajalik, sest et see aitab seda Marsi energiat siin tervislikul viisil teil ka välja elada. Ja kuna ka Uraan liigub teil samas sektoris alates 26. aprill ja see nõuab teil kohustusi, tahab, et te kohustusi vähendaksite tööalaselt ja
Vahel tuntakse siin ka võib-olla hirmu seda teha või siis ei osata seda kuidagi lahendada. Tegelikult ei tohiks seda energiat alla suruda, sest et see väljendub ka tihti siin terviseprobleemidena ja seejärel sunnib siis see terviseprobleem teid ikkagi oma töökohustusi kas siis vähendama või muutma või ka muid kohustusi seal teiste seas. Tihti on selliste asetuste puhul esil just südameprobleemid, õnnetused, närvisüsteemi probleemid või isegi vajadus operatsiooni järele. Ja neid saab siis vältida, kui lubate sellel transiidil uuendada ja muuta töötamise viisi näiteks ja ka töögraafikut, aga ka oma suhtumist üldse kohustustesse teiste ees. Uraan toob alati uuendusi, nii et mõistlik on nendega siis kogu aeg kaasa minna. 31. mail rõhutab täiskuu vajadust võtta päriselt pause, teha ruumi taastumiseks ja kõik, mis on siis varjul olnud mured, tulevad siin esile selleks, et saaksite nendega siis tegeleda. Ja samas võib sobida siin ka näiteks võtta hoopiski puhkus, lühikene puhkus, hakata siis teadlikult oma nii-öelda akusid laadima siin ja võib-olla isegi siis, kui te ei saa nagu päris kõigest eemale minna. Selline saigi teie aasta 2026 ülevaade. Loodan väga, et saite siit natukene näpunäiteid ning soovin teile ilusat uut 2026. aastat omalt poolt.